Enne uue korteri ostmist uusarendusse peaks iga koduostja eluaseme põhjalikult üle vaatama. See kehtib ka järelturu korterite puhul. Praaki tuleks otsida hoolikalt, et arendajad ei saaks heauskseid ära kasutada. Väga soovitav on ikkagi niimoodi, et see, kes endale uue elamu tahab saada, on see korter või elumaja, siis on soovitav ikka enne võtta üks ehitusekspert, kes vaatab siis selle uue omanikuga üle selle eluaseme ja soovitav on isegi niimoodi, et on ehitaja juures. Hilisemad vead, eriti kui need leitakse pärast 2-aastast asjaõiguses nõutavat garantiiperioodi, lähevad rahaliselt kalliks. Tehnikaülikooli 2013. aasta uuringus selgub, et 84% puhul uutest hoonetest leidus tellijale üleandmisel vigu. Kui me räägime uusarenduses, siis küsimus on loomulikult, kas ta on juba valmis või on ta alles ehitamisel, aga loomulikult tasub uurida ka arendaja tausta. Et mida arendaja on varem teinud, kas on murekohti olnud, on see üksikprojekt või on tal juba pikaajalisemad kogemused, et vältida tulevikus võimalikke probleeme, et on need siis varjatud vead, on need garantiiprobleemid, puudused, millega siis tuleb hakata hiljem põhjalikumalt juba tegelema. Korteriostja võimalused ennast kaitsta, kui korter on ehitajalt või arendajalt vigadega vastu võetud, on üsna piiratud. Garantii ajal või selle lõpus saab nõuda ehitajalt puuduste kõrvaldamist. Hiljem või veel pöörduda tarbijavaidluste komisjoni, mille otsused on kahjuks vaid soovituslikud, või võtta ette kohtutee. Kui on siis, maja valmis ja kui inimesel endal neid kogemusi ei ole, sõltumata kas on uus või kasutatud, siis tasub alati kaasata siis kas sõber, tuttav, kellel vähemalt mingid kogemused on, et oskab vaadata, hinnata, käega katsuda. Jesse lisab, et esimene asi, mida teha, on kontrollida arendaja tausta.